Tere, mina olen Erki Kokota ettevõttest Alpagis ja tervitan õpetajaid ja õpilasi uue kooliaasta puhul ja nagu tavaks on saanud, teeme siis ka sellel aastal mõningaid ülesandeid koos ja proovime teha mõned ülesanded, mida võiks saata konkursile, et saaksite omavahel natukene võistelda. Valitakse välja mõned esiletõstmist väärivad tööd ja siis nende avalikustamine võiks toimuda geoinfopäeval 19. novembril sellel aastal. Ja olles saanud geograafiaõpetajatelt tagasisidet, me võiksime teha tänase tutvustuse uue ARKis online'i kaardivaatori ehk Map Vieweri baasil ja teha seda taas videoõpetusena, nii nagu eelmine aasta tegime siis küsitluse rakendusega. Ja pakuti välja ka teema, et teemaks võiks olla midagi raamatutega, kirjandusega, kuna Kultuuriministeerium on nüüd aastal 2025 kuulutanud välja teemaks raamatud. Ja kes tahab nendest kultuuriteemadest täpsemalt vaadata, siis vaadake Kultuuriministeeriumi teema-aastaid. Aga kõigepealt ma jagan ekraani ja vaatame, mida võib-olla arvab tehisaru sellest, et kuidas kirjandus ja ARKis platvorm võiksid koostööd teha. Nii, nüüd ma jagan oma ekraani ja avame uue vahekaardi ja vaatame siit Copiloti vestlusest. Ja selleks, et mitte pikalt hakata siin kirjutama, ma olen ette valmistanud juba väikse lause, et palun leia mulle ARKis online platvormi abil koostatud kaarte või rakendusi Eesti raamatutest. Ja vaatame, kuidas siis tehisaru sellega hakkama saab. Ma kleebin selle lause siia ja palun tal otsida. Nii, ja tuleb välja, et pakutakse meile kirjanduslikku Tallinnat, et siin on väike tutvustus ja siis on siin raamatukogude eestus, mõned raamatukogud reaalajas ja nii edasi. Aga see kirjanduslik Tallinn kõlab päris lubavalt. Klõpsame lingil ja avame rakenduse. Nii, kirjanduslik Tallinn, siin on kenasti selle kohta tutvustus, kes on selle koostanud, et siin saab anda tagasisidet, saab teha väikseid täiendusi ja on ka ingliskeelne kokkuvõte, nii et seda linki saate jagada ka oma teist keelt kõnelevate sõpradega. Ja kui nüüd kuvame seda rakendust, siis me näeme, et siin rakenduses on meil kesksel kohal kaart. Kaardi peal on 3 tüüpi tingmärgid ja need tingmärgid ehk leppemärgid on siis siin ära seletatud. Et siin on meil paarkümmend kirjanikku, kelle elukohad on siis tähistatud punaste hoonetega. Siin on meil sündmused i-tähega tähistatud ja need on siis mõningad paigad, kus midagi on toimunud või on näiteks kellegi skulptuurid. Et näiteks Tammsaare pargis, siin on Anton Hansen Tammsaare monument, tuleb kohe hüpikaken lahti. Aga kõige põnevam selle rakenduse osa on võib-olla siis siin rohkem kui 100 erinevat tsitaati raamatutest, mis haakuvad siis konkreetsete kohtadega Tallinna linnas. On need siis tänavad, kohvikud, mõned väljakud, et siit saate siis neid tsitaate ise uurida. Ja kui me vaatame neid nimekirju, seda nimekirja, kus on meil kirjanikud, kelle teostest need tsitaadid on võetud, siis me leiame sealt ka mõningaid kirjanikke, kes on seotud näiteks Hiiumaa saarega. Ja Hiiumaa saarega meil hakkabki nüüd toimuma siis väike kaarditöö. Et ma valisin sellepärast meelega, et siis teil tekib võib-olla parem arusaamine, kuidas saaks ühte piirkonda paremini ja kompaktsemalt kokku võtta, et mis on selle seos raamatute ja kirjandusega või kirjanikega, sest ega raamatud muidu ei sünni, kui kirjanikud neid peaksid kirjutama. Ning siis Hiiumaa võiks olla selline väike mudel, et hea kompaktne ning selle näidise põhjal saate juba siis hakata ise mõtlema, kuidas minu koolis, kodus, maakonnas või kus iganes võiks siis kirjandusega, raamatutega või kirjanikega
mingisuguse põneva kas kaardi või rakenduse koostada.